Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Come on, sunshine. In the sunshine. Folks get down in the sunshine. Down, down, down in the sunshine. Sunshine. Oh, yeah, yeah. Everybody loves the sunshine. Ow, 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 ow. Terekest! Selle video vaatamise hetkel oleme meie ilmselt juba Perdi lennujaamas ja ootame oma esimest lendu Sydneysse, aga sellest koju lennust ma räägin siis pigem järgmises videos. See algav video on pigem meie viimaste kuude kohta farmis. Ma olen siis üles filminud kõik erinevad tööd, mis me viimaste kuude jooksul teinud oleme. Kui sa oled siin kanalil uus ja sa ei ole veel teisi meie Austraalia videosid vaadanud, siis soovitan sa seda kindlasti teha, siis sa saad terve ülevaate, mida me oleme siin terve selle peaaegu 2 aasta jooksul teinud, kus me oleme seiklemas käinud, mida me oleme näinud. Selleks korraks on siis meie Austraalia läbi, oli tore, järgmise videoni ja kohtumiseni siis Eestis. Bye! Selliste puidust aedade lammutamine ja saagimine küttepuuks. Et need aiad, mis siin on nagu korralikud, need jäävad siia alles. Aga siis mina tassin neid laudu siia hunnikusse ja Tauri siis saega sealt kõik väikesed küttepuudeks. Mõnus tunnitöö. Plats on peaaegu et puhas, on vaja veel lihtsalt hunnikuga saagida. Siis väga riskantne tegevus, aga me põletame siis sellist puitu, mis ei ole ahjus põlemiskõlblik. Meil on siin firefighter olemas ja me tegime ilusad firebreakid siia ja kassime siis siit
ümbert kõik selle kuiva heina, kassime kõik märjaks ja igaks juhuks on meil ka bensiinikanister, et kui tuli liiga nõrgaks läheb. Okei, selline siis. Täna me kaalume vasikaid. Ei ole midagi näha. Muidu mul on siis siin selline magic wand ja sellega ma siis skännin vasika kõrvamärki. See väike valgevinn seal. Ja siis salvestab kaalusi ära. Et siis on hea kontrollida, kui palju nad kaalus juurde võtavad. See on siin kõik väetis ja see väetis on vaja kuidagi saada sinna kasti, aga mitte kedagi teist ei ole ja ainult see traktor on siin. Ma olen sellega sõitnud 2 korda, lihtsalt sõitnud ja nüüd ma proovin siis selle traktoriga selle väetise sinna kasti saada. Loodame, et õnnestub. See vist on sidur, see siin on gaas, nendega vist saab seda liigutada. See on siis start-stop nupuga traktor. It's working! See parooli võimu!
kes ei vaja mingit meest. Sorry, Tauri, sind ikka vaja on. See link käib siis ringi ja siit siis see fertilizer läheb siis siia nende kiivikute peale. Ja kui selle siis tööle panen, siis see keerutab niimoodi kõik selle laiali. Siit mäe uus fence ja siis meie ülesandeks kaevata siis augud põhiaiapostidele siis. Neid põhiaiaposte me siis lõikasime täna, et need on mingid vanad raudlatid ja me lõikasime need siis õige pikkusega ja siis panime siia sellised lisa metallijupid, et saaks siis neile stratte panna. Need on siis stratid ja need on streinerid. Betoonpost on siin heaks näidiseks, et see on streiner. Selle külge siis pingutatakse kõik traadid ja see väiksem toru siis siin on strat ja see on siis selle eesmärgiga, et kuna me pingutame seda traati üsna kõvasti, siis see streiner võib siis ära vajuda sinnapoole, kuhu teda pingutatakse. Ja praegu on see strat siin pandud siis nagu siia keskele, sellepärast et teda pingutatakse sinnapoole ja siis ta võib siia niimoodi keskele ära vajuda ja siis see strat on põhimõtteliselt nagu toestuspost. Ja siis selle vana traktori taga on selline augukaevaja ja sellega me siis üritame kaevata streineritele ja strattidele auke. Siis kui iga augu ees on kivi. Kõik need streinerid me siis paneme ilusti loodiga sirgeks ja enne segu sisse valamist siis toestame ka kividega, et nad siis seisaks niimoodi loodis. Ja siis paneme selle toestuspostiga siia ja sellele paneme ka kivid niimoodi ümber, et see seisaks siin ilusti. Ja järgmine samm on siis nendesse aukudesse segu tuua ja ongi valmis. Aeg on post hakata maa sisse tsementima. On tsementimiseks vaja siis 3 masinat. Kõigepealt siis seda punast traktorit, selle taga on segumasin. Ja siis meil on vaja autot, mille peal on siis veepaak. Ja siis meil on vaja veel punast trakki, mille kastis on siis liiv ja selline peen killustik. Tauri on see, kes teeb segu ja mina olen siis punase traktori juht. Tauri paneb nendele streineritele torusid külge. Kui me selle traadi sinna külge seome, siis see streiner kuidagi ei lõhu ära seda traati
ei lase roostesse minna, ma ei tea, hõõrdumine väiksem, mida iganes. Minu arust need on siis nagu aiapostid päriselt. Ma pean need panema 24 sammu tagant, siis sinna vahepeale tulevad veel plastikpostid. Need ei ole nagu päris postid, aga siis neid traati üksteisest eraldi hoida. Et elektri omad tavalistega kokku ei läheks. Nüüd kui postid on maha laotatud, siis nüüd me hakkame neid haamriga maa sisse lööma ja ritta panema. Mina siis näitan Taurile, kuidas nad on nagu sirgelt, et siis ühest treenerist teisest treenerini panime siis siia peale kompressor. Igatahes siis jah, siit tuleb siis nagu see õhk, eks ole. See siin on see umper-tumper, millega siis Tauri hakkab neid poste sisse laskma. Ma lihtsalt sõidan siis selle autoga ühest postist teiseni. Lebotunnitöö. Mina võtan lihtsalt ühest traadi otsast kinni ja vean seda traati. Ja Tauri on siis seal teises treeneri juures. Ja aitab siis seda rulli seal selle spinneri peal keerutada. Kui ma siia teises treeneri juurde jõuan, siis ma seon selle traadijuppi siia pulsnoosi külge. Et see eraldab siis elektri sellest treenerist. Ma ei tea, mis see eesti keeles on, mingi insulaator. Insulator on põhimõtteliselt inglise keeles. Eesti keeles, ma ei tea, vaadake ise Google Translate'ist, kohe roosa. Ja selle jaoks ongi vaja farmitööks kogemust. Sest elu on palju lihtsam, kui oskad neid erinevaid sõlmesid teha ja värke. Üheks suureks tööks on siis siideri ettevalmistamine külviperioodiks. Eelmine aasta me tegime juba suht suure upgrade'i töö ära. Vahetasime kõik need jupid siin ära ja tegime kõik siit korda. Ja siis see aasta me peame ainult siis selliseid üksikuid asju siin vahetama. Ja siis me peamegi nüüd kõik need erinevad jupid siin kõik läbi vaatama, et kõik oleks töökorras. Mina pean siit need sniplid kõigepealt puhtaks tegema. Ja siis võtma kriiskanni ja siis sinna sisse pumpama. Siin sellest väiksest august läheb see kriis sisse ja siis ta läheb siia nende liikuvate osade vahele ja no see on põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, õlitamine või midagi. Pandi siideri peale. See lause ütleb kõik. Kui boss ütles, et ma pean siidima hakkama, siis alguses ma mõtlesin, et tahaks oksendada. Aga nüüd on päris lõva. Sest see on ikkagi väga suur vastutus selle siideriga siin sõitmine. Ja see on nii suur. Ja see keeramine sellega on natukene keeruline, et see mingi fensi sisse ei sõidaks ja värk ja... Aga noh, peab tegema.